Sageli võtab haigustest või traumadest paranemine aega ja täieliku tervenemiseni on vaja taastusravi. Füüsikaline taastusravi on vajalik patsientidele, kellel esineb valu, lihaspinget, kelle taastumine vajab tõhustamist, ehk see on selline lisaprotseduur, mida me saame pakkuda oma patsientidele. Näiteks peale operatsiooni või haigust, et me saame füüsikalise ravi abil parandada liigesliikuvust, vähendada valu. Krooniliste haiguste puhul, nagu alaseljavalu, me saame säilitada patsiendi seisundit stabiilsena. Aga kindlasti peab märkima, et füüsikaline ravi ei ole eraldiseisev ravimeetod, vaid see on üks osa taastumisest ja kindlasti on vaja seda ravi kombineerida teiste ravimeetoditega. Millised võimalused on Hea Tervisekeskuse taastusravikliinikus? Hea Tervisekeskuses on hästi palju erinevaid protseduure. Kindlasti iga protseduuri me valime vastavalt patsiendi probleemile ja siis eesmärgile. Näiteks üks protseduur, mida me võime pakkuda, on impulssravi. Tegemist on aparaatse ravi vormiga, kus siis protseduuri ajal kasutatakse erinevaid elektrivoolu liike. Et siis selle protseduuri abiga me saame vähendada valu, me saame parandada koes ainevahetust ja vereringed, me saame leevendada lihaspinget ja me saame vajadusel stimuleerida närvi. Järgmine teenus, mida pakub Hea Tervisekeskus, on parafiinravi. See on hoopis soojaravi protseduur, mille käigus siis patsientidele asetakse parafiinosakiriidmähis umbes 20 minutiks ja siis selle toimel paraneb koes verevarustus ja väheneb lihaspinge. Et selline teraapia sobib patsientidele, kellel on liigesjäigus, lihaspinge või krooniline valu. Näiteks patsientidele artroosiga. Veel üks protseduur, mida me saame pakkuda oma patsientidele, on soolaravi ehk speleoteraapia. Soolaravi sobib patsientidele, kellel esinevad hingamisteede haigused, kuna see aitab leevendada köha, aitab parandada hingamist, aitab vähendada allergiat ja tegelikult aitab ka ennetada haigusi. Et selle protseduuri käigus kasutatakse kuiva natriumkloori aerosooli, mille sisse hingamisel siis sool satub hingamisteedesse, limaskestadele ja toimub siis antibakteriaalne efekt ja paraneb patsiendi enesetunne. Ja viimane protseduur, millest ma tahan rääkida, on külma kompressioonravi. Tegemist on siis lokaalse külma ja kompressioonravi kombinatsiooniga, et seda kasutatakse siis enamasti pärast operatsiooni või traumat, et siis kui patsiendil on vaja leevendada põletikku, vähendada tursed ja oma toimega ta kindlasti kiirendab taastumisprotsessi. Kuidas patsiendid teieni jõuavad? Kindlasti protseduurile saamiseks on vajalik arsti saatekiri, ehk siis läbi arsti vastuvõttu. Aga Hea Tervisekeskus võtab vastu patsiente nii ambulatoorselt kui ka pakub ravi statsionaaris olevatele patsientidele.